See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Enne saate algust väike täpsustus, et me hakkame nüüd rääkima kohe uuest Kia Seltosest ja hästi entusiastlikult kiidame seal ülirikkalikku baasvarustust, aga selgus, et tegelikult asi nii roosiline ikka ei ole. Nii kõik see, mis me seal loetleme, ei ole sugugi baasvarustuses olemas. Eks siis võite ise kodulehelt täpselt vaadata, mida saab. Aga et siis teate, me natukene järgnevas lõigus anname veidi vale infot. Tere kuulajad, Autotund taas eetris ja taas stuudios külaline ja külas on Marko Habicht, kes on arvutimaailma tehnoloogia, auto, kõige tark, et peamiselt kirjutad vist rohkem tehnoloogiast, aga päris tihti kohtume sinuga erinevatel autoüritustel. Või oledki tehnoloogia/autoajakirjanik? Ma üritan ennast mitte autoajakirjanikuks otseselt. Ma ka mitte. Jah, sest see eeldaks nagu ei ole palju süstemaatilisust, aga mis auto ju tänapäeval on, kui interneti ühendatud seade ja kuidas nüüd öelda, et autopede ei kõlba öelda tänapäeval, et siis petroseksuaal, aga nüüd on veel elektroseksuaal ka veel sinna juurde tuld, et natukene siis üht kui teist. Marko kutsusin siia sellepärast, et tal on, ma ei tea, võrdselt vähemalt suur hobi või isegi suurem on, ma ei tea, minu jaoks nagu hästi ebamugaval viisil reisimine, samas on ta selle teinud või aja veetmine teisalt päris mugavaks, ehk siis hästi palju looduses, telkimine, autoga looduses käimine, kõik need asjad ja kunagi siin mõni aeg tagasi tegime temaga lausa loo, ma käisin vaatamas, kuidas nad suure seltskonnaga olid vabariigi aastapäeval, ehk veebruaris metsas, suurte telkidega, ahjud, kõik, ehk et räägime siis sellest, kuidas mõnusalt minna loodusesse niimoodi, et sa ei peaks võtma seda suurt matkaautot, aga ei peaks päris ka mingis 2 inimese kuppeltelgis kügelema. Ja seda siis aastaringselt, Marko teab sellest umbes täpselt kõike. Aga enne seda me käisime mõlemad sõitmas uute Kiadega. Sattusime ühele reisile. Olulisim neist on Kia Seltos, mis on siis Kia uus linnamaastur, mis on kröömikene väiksem kui Sportage, aga sisuliselt Kia Sportage, sest et tõenäoliselt tuleb Sportage'il varsti mudeli või ka uus põlvkond, mida ei ole veel avalikustatud, aga ajalugu siiamaani erinevate mudelite põhjal näitab, et Sportage kindlasti kasvab ja seetõttu siis jääbki Seltos nii-öelda Sportage. Hetkel on nad justkui nagu ühe võrdsed autod hinnakirjas, et issand, kumma mis valima peaks, aga Seltos on lihtsalt palju uuem ja Sportage veel vana mudel. Olid ka uuenenud Exceed ja uuenenud Niro. Et käisime siis Frankfurdis nendega sõitmas ja ma ei tea, kõige lõbusam osa sellest proovisõidust oli, me tegime ühe eksperimendi. Õigem see eksperiment kuidagi mängis meist ennast ise kätte sellise näoga tarbija suunas, et vastame küsimustele, millele Eestis ükski tarbija vastata ei saa. Ja tegelikult vastame siis ka küsimustele, mida Eestis ükski tarbija kunagi ilmselt ei ole küsinud. Absoluutselt. Ehk et kas need uued Kiad, mis on nende tippkiirus ja kas need autod ka selle tippkiiruse saavutavad? Jah, et kui me siin Eesti piires pigem testime seda, et kas auto lubatud VLTP ja kütuse kulu vastab nõuetele, siis seal saime ära proovida, kas siis tootja poolt lubatud tippkiirus vastab ka reaalsusele. Okei, praegu sa ütlesid ühe lause, mille peale ma kohe tegelikult sekkun ja kohe Kiadest ei räägi. Kas sina olles ka nii-öelda tehnoloogia ajakirjanik ja räägid minuga, räägid teiste autoajakirjanikega, kas sa kuidagi testid autosid teistmoodi? Kas sa keskendud millelegi muule, et kas sees on nagu mis vedrustus või mitte, või on nagu, on mis ta on, aga sa nagu rohkem vaatad seda tehnoloogia poolt? Või on see, et kui sa ikkagi istud autosse, siis tõmbad sa pähe ikkagi selle autoinimese mütsi ja ikkagi tahad teada, et palju on newtonmeetrit ja kõik? Pigem võiks öelda, et ma vaatan autosid ikkagi ääretult pragmaatiliselt
ma võib-olla ei ole maailma kõige emotsionaalsem inimene ja nagu mulle üks sõber kunagi ütles, et tead, sul puudub esteetika tunnetus, siis paljudel juhtudel, noh, okei, võib-olla siukene, et multiplaan, siukene tore asi ja alfadest ma saan aru ja vanad autod mulle meeldivad ja kõik see, aga minu jaoks ikkagi auto pigem on see on tööriist, mis peab täitma minu jaoks mingisuguse funktsiooni ja noh, kuidas ta siis nüüd on, et kui inimesed teevad autosid madalaks ja siis diagonaalis sõidavad üle äärekivide, noh minu jaoks on nagu see, et sa raiud omal varbad maha, et väiksem king jalga mahuks ja teed ennast sisuliselt invaliidiks. Ehk siis noh, kaks asja on see, et ma vaatan, et auto täidab oma funktsiooni ja siin tee peal mõtlesin ka, et kuidas siis on, et kas ma olen objektiivne ja vastus on ei, objektiivne ma saaksin olla nii tehnoloogia kui autonduse seisukohast ainult sellisel juhul, kui ma monotoonse häälega loeksin tehnilist spekki ette, sellepärast et see on kõige objektiivsem asi, mis võimalik on. Kui ma ütlen, et ei mahu või on suur või on hea või on halb, siis noh, anna andeks, aga see juba on subjektiivne ja olen endale võtnud selle seisukoha, et noh, kui on siis subjektiivne, siis olgu, kes minu asju loeb, teab, mida oodata, tal on mingisugune muster ja arusaam tekkinud ja saan siin koha peal öelda, et esindan Eestis pikka kasvu üle tsentneri kaaluvaid inimesi, ehk siis noh, olgem ausad, kui sa istusid sinna Kiasse ette ja taha ja nagu ei olnudki probleemi, siis enamikes autodes ei ole. Enamikes ei ole ja siin koha peal ütlen, et noh, nii mõneski autos on istmed liiga kitsad, pea on mul laes, et noh, siukene mugavuse kriteerium on vähe teine, noh, kas või selle sama Seltose puhul, mis tuli suhteliselt kiiresti välja, et kehvemas varustuses Seltos on mugavamate istmetega, kuna need istmed on lamedamad ja laiem tagumik mahub sinna vahele paremini ära. Jah, Marko on, temaga on alati hea koos neid asju proovida, et noh, kui tema ennast autos paika seab, et kas siis keegi üldse mahub või kuidas sinna mahub. See on hea point tegelikult, sest noh, mina armastan oma meeter 183-ga, et noh, ma olen siuke keskmise pikkusega. Tegelikult Eesti on ikkagi pikkuse mõttes, Eesti inimesed on suhteliselt ülekeskmise, mis tähendab seda, et kui mina ütlen mingi auto kohta, see on sama nii-öelda subjektiivsust, oi, ruumi on palju ja mahub küll, noh, eks ma püüan natukene, noh, 10 sentimeetrit nagu edasi ka näha, aga tegelikult on jah, et samas sina ette, eks ju, meil Margus Pipar taha istmele on ikkagi täiesti teine näitaja kui see, et kas mina enda taha nii-öelda istuma mahuks. Aga noh, eks seda kõike tasub võtta, nagu inglise keeles öeldakse, with a grain of salt, teatava skepsisega, sest autojaamast Jürgen Maasing on minust, noh, mina olen 195, tema on äkki 205 või isegi suts peale, ma ei mäleta, nagu siin hellitavalt võime öelda, et ilmselt Eesti kõige pikem autoajakirjanik. Tuleb välja, et tema jalad on pikemad ja ülakeha on jällegi lühem, ehk siis näiteks EV6 puhul minul on ka juhiistmel pealaes, mida ütleme nii, et juhtub autode puhul küllaltki harva. Tema ei uskunud seda, proovisime, vaatasime, nii on. Noh, ega meil juhtus ju seal, mis ta siis oli? Frankfurdis, ma tahtsin Luksemburg öelda. Frankfurdis sama, kus tütarlaps ju ei uskunud, et mis mõttes sa ei mahu sinna X-iidi ära. Noh, istusime, tõdesime, läks nördinult tagasi, ei olnudki tal õigus. Aga siis subjektiivselt põgusalt Kia Seltosest, et hetkel Kia Seltos peaks lähinädalatel juba Eestisse jõudma, saate ise ka minna vaatama, eest näeb ta välja nagu Kia Tasman. Selles mõttes mitte nii, see ei ole nagu, et sama veider, vaid tal on nüüd see suur siukene horisontaalne, suur must iluvõre on tal nagu Kia selline tunnusmärk, mulle ta meenutab, aga muidugi, ei, ta on palju ilusam auto kui Tasman, et see ei olnud nüüd nagu see kommentaar. Ma ei tea, mulle meenutab ta kõiki vähegi uuemaid Kiasid, mis on see väga veidrad tuled, aga neljakandiline nina. Jah, neljakandiline nina just. Esialgu tuleb ta muuses sisepõlemise mootoriga, hiljem lisandub ka hübriid. Kas see ei ole isegi mitte mild hybrid? See isegi ei ole mild hybrid, et see ma kohe küsisin üle, et kas
noh, lihtsalt tegelikult paljud autotootjad võikski üldse selle mild hybridi võiks nagu, me võiksime selle nüüd välja visata, kui nagu lisand, noh, ühelgi mudelil, kui sul on see mild hybrid pealt, tore, seda on näha lihtsalt sellest, et sul on siis järelikult keskmine kütusekulu ametlikult väiksem, tore, aga sinna öelda on nagu seda õudselt tore, noh, nagu see, et ma ei tea, meil on nagu 3 katalüsaatorit, see paneks nagu kõik omadused, mis sellel autol on täiesti loomulikud juba, paneksid sinna nagu kirja. No varem oli ju see ka teema, et TDI, Avant, Supaplex, mis iganes. Kompressor, eile vaatasin, sõitis Mercedes E200 ja siis pagasiruumi teises servas on kompressor niimoodi. Turbo Quattro Avant. Just, et jaa, see on tavaline sisepõlemismootor, siin on 180 hobujõudu, saab esiveoga, saab nelikveoga, kusjuures isegi manuaali saab. See on märkimisväärne. Ühesõnaga esiveoline manuaal on hinnakirjas olemas, algab ametlik hind, või noh siis hinnakirja 32 500, aga loomulikult on kohe kõigil soodukas. Nii et kui sa võtad baasmudeli, siis sa saad selle kätte vähem kui 30 000 euroga. Mis arvestas seda, et me oma selle esmase sõidu tegimegi just baasmudeliga. Just, see oli küll automaatkast, mis tähendab seda, et siis oleks 31 000 soodushind, aga jah. Ja ütleks niimoodi, et kogu see varustus, mis seal peal oli, no me ei leidnud ühtegi asja, mis puud. Absoluutselt mitte midagi. See on tõesti niimoodi, et sa võtad, seal oli isegi kõlari peal oli Harman Kardon kirjutatud. Nad olid ostnud selle Harman Kardoni kirja kasutamise õiguse isegi. Noh, see on nagu natukene õelnali, võib-olla ta ikkagi tulevad Harman Kardoni tehas. No eks nad eeldatavasti tulevad, aga noh, nagu me teame, siis maailmas toodetaksegi palju asju väga vähestes tehastes ja lihtsalt küsimus on see, et kas sul see kleeps sinna peale tuleb, kelle kleeps sul peale tuleb ja kui palju sa selle kleepsu kasutamisest lisa pead maksma. Ühesõnaga, see oli minu jaoks, oli võib-olla selle Seltose, ühesõnaga sellise keskmise linna, tänapäeval linnamaastur puhul, ega seal nagu me ju mingit üllatust ei saanudki oodata, et me läheme nüüd kohale, siis tuleme tagasi täiesti mind blown. Nagu selline auto, või vastupidi nagu teisest servast, et kuidas sihuke käks suudeti ehitada. Ei, sul seda, aga see üllatub see, et baseline ja see on päris julge autotootjal, või siis nad teadsid täpselt, mis neil nagu käes, mis trump neil on. Et tavaliselt on ju seal need proovisõiduautod sellistel üritustel, tippvarustus, nelikvedu, kõik kellad, vilet peal, olid ka need. Seal oli, Seltost oli 3 erinevas versioonis. Aga me võtsime kohe selle esiveolise baseline'i ja avastasime, et tõesti, kui praegult mõni inimene küsiks nagu, seda vanajad auto nõu, et kuule, et kas see Seltos, mis me ütlesin, ei tea, millise peaks ostma, et päris kallis sinna, et selle Seltos eest saab maksta hetkel ka üle 40 000 euro. Tavalisel inimesele, võib-olla natuke veel, ma ei tea, miks ma ütlen eakam, aga võib-olla kes on harjunud võib-olla minevikus natuke lihtsamate autodega, siis lihtsalt osta see baseline ja sa oled nagu täiesti happy. Muidu, kus juures ma vaatasin seda autobaani videot ja kui me nüüd seal selle kütusenäidiku ja kõige muuga väga puusse ei pannud, siis minu meelest seal tippkiiruse lähedal ta näitas midagi 6, midagi kütusekulu, ehk siis umbes 7. Ja kui nüüd võttagi, ma olen siin aastate jooksul suhteliselt selline Dacia fanboiks nimetatud, sest see pakkumine on siiamaani olnud päris hea ja ei ole see Bigster ega Duster, siiani just kehv auto, aga heas varustuses Bigsteri või ka siis Dusteri eest sa maksad ka üle 30 000 ja see 1.8 mootor Dacial on, ütleks, et täna üks parimaid, mis neil valikus on. Ja kõikidel teistel variantidel see kasti kombinatsioon ei ole just kõige paremini välja kukkunud. Ja, ta ikkagi puterdab ja ei suuda seal otsustada. Ja 1 liitrine või 1,2 ja kõik see, et siis võttes perspektiivi, et see automaatkastiga Seltos on soodsam kui Dacia Bigster, ta ilmselt on natukene väiksem, arvestades seda, mis seal kõik olemas on, siis ütleks, et praeguste autode hindade juures on see pakkumine ikkagi nagu päris hea, kuigi hüppan teemas natukene ette. Niro. Okei, 4 vedu ei ole saada, aga kui sa tahad ikkagi ruumikat autot, siis Niros on
oluliselt rohkem, see on avaram, see on oluliselt rohkem kui Seltoses või oluliselt rohkem, kui sa eeldaks, vaadates tema tead mõlemat, ma ütleks, et oluliselt rohkem kui Seltoses, et ma ütleks, et ta on külgpidi laiem, seal on jalaruumi rohkem, nii ees kui taga, noh, kus Seltoses katuseaknaga mina taha istmel ära ei mahu, siis Niros ma mahtusin vabalt ära ka enda selja taha, mis on väga kõva argument. Okay. Et ehk siis väga sarnase hinnaklassi juures, Niro tegelikult oli natuke kallim, aga ajalooliselt ma mäletan Nirot kui pigem nagu sükest kompaktset linnaautot, mida täna ütleks, et ma julgeks öelda, et see on rohkem ruumi kui E-klassi Mersus, universaal E-klassi Mersus. Okei. Nii et jah, ja siis need istmed, just oligi, et sa rääkisid ennem sellest mahtust, et Seltose baasmudeli Seltose istmed olid sinu jaoks paremad kui kõrgematel tasemetel? Enamikel autodel kusjuures on. Enamikel autodel kipub need igasugused R-lainid, S-lainid, mis iganes, ikka ta on sul see 1,2 liitrine bensukas või Seltose puhul 1,6 küll, mis on juba päris kõva sõna. Ja on pandud sinna siis natukene agressiivsem ja välimus ja sportlikumad istmed ja nii edasi, aga sportlik iste, olgem ausad, on kõva, ta on kaussis, istub see istmepadi sul kenasti seal kuskil reie närvi peal, ehk siis Jeep Kompassiga sõitis Riiga, mul kuskil peal Pärnut hakkasid vasakule varbad ära surema niimoodi, et ma istusingi siukene puusa ühe kanni peal selle jaoks, et oleks võimeline sealt autost ka omal jalal välja tulema. Ja pluss veel see, et kogu selle ohutusnõuetega on istmed tõstetud nii keskele, et sa peadki seal viltu sees istuma, et normaalselt ära mahtuda. Oled ma ei tea, 80 kilo aine, siis ei ole probleemi. Vahepeal siin võtsin lahti siis ikkagi Kia hinnakirja, siis baasmudel Seltos automaatkastiga ja Kia Niro, millel on käinud automaatkast, üks versioon, hübriidmootor, on põhimõtteliselt täpselt sama hinnaga. Nii soodukaga kui siis hinnakirja järgi ja nende pikkuse vahe on 10 sentimeetrit, ehk siis sisuliselt pikkuse vahet ka ei ole. Aga salongis on vahe. Ja sul on õigus, telje vahe on Nirol 2720 ja Seltosel 2690, ehk et telje vahe on Seltosel näiteks 3 senti lühem, see on hästi pisikses kirjas, kui ma siit õigest välja lugesin. Ja kuidas nad kõik selle seal seest on suutnud ära paigutada ja võtame seda, et üks asi on telje vahe, aga näiteks see, et kui palju on juhiruum viidud sinna telje peale. Kolmas auto oli Exceed ka uuenenud, aga see on juba selline pigem nagu maast veidi kõrgem luukpära, et seal oligi, et siis Marko istus rooli ja pani istme kõige madalamasse asendisse ja põhimõtteliselt pea oli laes, natuke pidid juba kallutama pead. Jah, 2 asja, mis võtavad autol väga palju ruumi, on katusaken ja teine on elektriistmed. Elektriistmed üldjuhul reeglina ei lähe madalamale kui mis iganes see asend on, manuaaliste läheb, on oma baasasendis märkimisväärselt põhjale ligemal. Nii et ühesõnaga see Seltos, siin ei ole nagu väga pikalt mõtet jahuda, et tippmudel siis 4-veoline, kõigil on siis 180 hobujõudu, tippmudel maksab soodukaga hetkel 41 000 ja automaatkastiga kõige odavam on siis 31 000, et 10 000 hakkab sealt vahelt siis need mingid vigurid tulema juurde. Ja siit tasub ära mainida seda, et tippmudel on elektroonilise 4-veoga, ehk siis tagarattas on tal elekter. Esimest korda Kiial. Just, ja keskmises varustuses on mehaaniline, nii need nagu kepiveoga, kardaaniga siis. Mis küsimus on, et kas ta nüüd hea või halb, eks seda näitab aeg, aga ütleme, et siuksele lihtsamale inimesele, kes võib-olla kuhugi muda sisse puurima ei lähe, temale see elektrooniline tagaratas, see annab ikkagi, või elektrimootoriga tagaratas annab märkimisväärselt juurde siin libeda ja kõigega. Aga võt see, et ma mainin, et tehnoloogia teemal ma natukene igasuguste laadimiste ja asjade peal läinud natukene nohikuks kätte, et öeldi, et seal on see 100 vatt-tunnine aku, ja 100 vatt-tundi on siis kui palju? Umbes sama palju kui keskmise diiselauto käivitusaku. Ehk siis 100 vatt-tundi X-Trailil on 7 kilovatt-tundi.
aku. Et jah, tal see V2L oli tal sinna spekki sisse kirjutatud, noh, ma ei tea, mina ütleks, et see on äärmisel lihtsalt inverter, sest noh, see ei ole ju teab mis uudis, aga noh, V2L-i puhul on see, et see tuleb tavaliselt siis välja sellest mis CCS pesast, sealt sa saad kätte 3 faasi, võidki saada seal mingi, ma ei tea, 7 kilovatti või osadel juhtudel V2H on isegi rohkem. Lubavadki 7, mina pole üle 3, midagi kuulnud. Enamik need V2L-id on ikkagi 3,6 ja et noh. Ütleme nii, et need, mis meil praegu on, aga siit need standardid on päris palju, et sul on see V2L, siis on V2H, mis on siis V2 Home, mille puhul sa saadki kodu juba toita oma elektriautost, kasutada seda kui ratastel akujaama. Noh, põhiline on see, et meil ei ole ühelgi juhul olukorda olnud, kus me saaksime sealt kätte muud kaudu kui ainult notsust. Ja Šuko, ehk siis meie teada tuttav notsu seina peal, on standardis ju 10 kilovatti stabiilset, ehk siis mis ta siis on 240 volti korda 10, 2,4 kilovatti, ja 16 amprit on siis piik, noh, mis teebki siis see 3 midagi, aga stabiilselt seda ei kannata, siis sul hakkavad juba need kaablid maha põlema. Et oligi siis veider seal jah, et Seltoses on pagasiruumis see sama notsu ava, aga et seal nüüd vist ikkagi ta töötab niimoodi, et sealt tulevad mingid ju ökonõuded mingi hetk, et sa ei või autot või siis seadus tegelikult koha peal käitada, et noh, kui sa tahaksid nüüd päriselt sealt notsust midagi tutskemat kasutada, mina ei tea, pärast räägime nendest matkaasjadest, vett keeta või asja, et noh, kaua sa siis saad seda teha või siis auto käib ja siis ta muudku nagu, noh, tore, et ta seal olemas on, aga lihtsalt tundus nagu hästi veider asi, mida sellised tavalisel linnamaasturil nagu hästi esile tuua, eriti kui seal taga ei ole nagu mingit, noh, väga vaimustavat tehnoloogiat. Miks ta peab V2L olema? Miks ta lihtsalt ei või, et pakiruumis on 220 pesa? Või noh, 240 tegelikult, aga noh, see selleks. Vot, ja võib-olla veel üks asi, mis mul praegu silma jäi, et esiveolise ja nelikveolise umbkaudne registreerimistasu vahe on siin kohati lausa peaaegu 700 eurot. Mis ta siis nagu reaalselt on? Esiveolisel on siis 1055 kuni 1375 ja nelikveolisel hakkab 1715 kuni 1860. See on nüüd siis hübriidi variant? Ei, see on tavaline, see on Seltose tavalise registreerimistasu. Huvitav, kui palju see hübriid siis on, kas nad on suutnud selle CO seal nii palju madalamaks tuua ka või mitte? CO näitab, siin on kõikidel siuke 149 kuni 169. Ühesõnaga, aga tihti kipub ikkagi see, et noh, eestlane eriti meil on siin lumi ja noh, kuidas sa ka ju kogu aeg käid metsas, aga ju ilma nelikveota ei ole võimalik elada. No, ma natuke sarkastiliselt. Ütleme niimoodi, et ta teeb lihtsamaks. Lihtsalt, et kui sa oled see, kellel on see auto siis lõpuks järelturul käes, et noh, sul võib-olla on ikkagi mõistlik algusesse natukene rohkem maksta, et pärast sa oled veits nagu populaarsem poiss, kui sa tahad sellest lapsi saada. Sul on siis teised lapsed ei naera su pehta, kui sul on üheveoline maastur. Just. Nii, aga siis see oluline katse, mis me läbi viisime, oli siis tippkiiruse katse ja sellel kaherattaveoga Seltose kiirus oli märgitud 215. Vist oli, eks ju, oli. Äkki oli 17, minu meelest meie nägime 15. 215, et me olime siis Frankfurdi all ilusti autobahni peal, kõik oli seaduslik, ohtlik olukord ei tekitanud, kõik oli lubatud ja saime kätte 215, nägime spidomeetri peal. Kia Niro 170 ja 170 me ka kätte saime. Tuli üllatavalt nobedalt kätte, et seal võib olla isegi mingi elektrooniline piirik peal. Et see võib samamoodi mingi CO asjade pärast olla alla toodud. Just. Jah, ja tal on ju ikkagi hübriid, et võib-olla see hübriidi lahendus ei taha nii väga sellist suurt, ma ei tea. Aga kahjuks me nüüd siin olemegi Kiiaga läbirääkimistes, et nad meid sinna tagasi viiksid, sest et katse jäi poolikuks. Üks oluline info jäi ikkagi, me ei saanud Exceedil tippkiirust kätte, sellepärast siis oli kell juba 4 ja autobaanil oli päris tihe liiklus. Jah, et see on täiesti möödapanek siin korraldaja poolt, et lõiku ei olnud kinni pandud. Lõiku ei olnud kinni pandud, ei olnud ette nähtud selliseid teste, me neid ise mõtlesime välja, aga me saime siis 210, see oli nüüd võimsama mootoriga Exceedi on 2 erineva võimsustasemega
ja 210 oli lubatud ja me kahjuks ikkagi, mina olin roolis ja 190 pealt ma, andsin alla. Et see mingi ees liikuv teine auto lähenes juba liiga suure kiirusega. Aga selline kasulik test oli. Aga muus osas jah, et ma arvan, et sellest Eltosest saab umbes sama populaarne auto kui Sportage, eriti kui eeldada võib, et Sportage veidi kasvab ja siis inimesed hakkavad äkki tänapäeva majanduslikult mõtlema, et kas mul ikkagi on nagu jälle mingit veel suuremat asja vaja. Aga... No ja siit koha pealt ütleks, et meil natukene oli selle Niroga niisugust kütuse mõõtmise osas teatav fopaa. Me oleks tulnud, me mõtlesime, jõuame staapi tagasi, et hakkame kaeblema, et kuulge, teil on tarkvaraga mingi probleem, sest et mida kiiremini ja äkilisemalt me sõitsime, seda vähem hakkas see auto kütust kulutama, aga siiski oli see kulu oli seal 1600 ja 1800. Ja lubati eriti ökonoomset autot. Ja me olime täitsa, et mis toimub ja õnneks umbes kilomeetrina tagasi jõudmist, kui me oleksime läinud kurtma, avastasime, et keegi geenius, ehk mitte mina, vaid keegi teine geenius, oli muutnud need ühikud kilomeetrit liitri kohta. Ei, 100. Ja. No USAs on nagu see kilomeetrit galloni kohta, et siukene, aga kuidas nüüd võtta, on ju? Ehk siis, Kial on see aasta nii tugev aasta, et me siin ennem kolleegiga vaatasime, et me põhimõtteliselt saaksime see aasta, nende uute mudelite tulemine on sellist tempos, et me saaksime vaheldumisi teha ainult kas Mersu või Kia proovi sõita mitu numbrit. Lihtsalt nii palju tuleb neid uusi autosid neil või mudeli uuendusi. Mitu aastat jällegi vaikust olnud. Just. Nii, teine asi, enne veel matka asju, mis Marko korraks reisil ka tuli mitu korda juttu ja siis sa ennem ütlesid ka, et elektroseksuaal ja samas metsas elustiil on sul selline ja ometigi sa päriselt mängid vähemalt mõttega omal ikkagi üks elektriautost. Mitte nüüd küll uuena kuskilt salongist 60 000 800 volti, vaid sa vaatad sellist kasutatud väiksemat elektriautot ja kuhu sa jõudnud oled oma, nagu ilmselgelt on sul teadmised on nagu keskmisest inimesest suuremad, kogemus, sa oled nendega sõitnud, sa oled lugenud, selles maailmas elanud ja kuhu sina siis oled jõudnud, kui sa lõpuks päriselt selle otsuse ära teed? Sind meelitajat. Ütleme nii, et olen vaadanud selle peale, et mis on siis nüüd kasutatud turul, aga praegu tegelikult selle testi seisukohast võiks öelda, et võib-olla nii palju enda personaalne vajadus ei olegi siin, vaid päris paljud tuttavad on vaadanud, et mis iganes põhjusel tahavad osta uut autot. Ja hinnalagi on seal kuskil Seltose odavama varustuse juures, aga võiks olla elektriga. Ja mis sõidukeid meil siis üleüldse turul on kuni 30 000 hinnaga, elektrilised, ja ütleme nii, et see valik ei ole teab mis suur, kuid vahed on päris drastilised, et kus ühel juhul sa 26-28 000 eest saad nii nähtud, nagu kunagi Dacia seda nimetas, Maki valmiduse. Tõsi, sisuliselt on autol peal Bluetooth moodul, mis tähendab seda, et sa saad kuulata läbi telefoni mida iganes. Ja sul ongi siis niisugune keskpärane logisev mobiilihoidja seal keskarmatuuris ja sul ei ole isegi tavalist raadiot mitte. Ja samas on sul võimalik 19 või nagu koduleht ütleb alates 17, aga ma ei tea, kas keegi seda reaalselt on suuteline ka maha müüma või õigemini tellima. On sul juhtmevaba Android auto ja tagurduskaamerad ja kõik siuksed vigurid olemas. Et Stellantis on mul põhimõtteliselt tehtud, mis tähendab, et Citroen, Peugeot ei ole midagi pakkuda, Opelid on kallimad, Fiati Eestis otseselt keegi müüa ei taha, nii et sellega on vähe keerulisem, kui edasi müüjal viimane info on 10 aasta tagune, siis kui Fiat 500 välja tuli uusene, et peale seda on vaikus, mis siis veel Daciaga sõitsin nüüd äsja, Hyundai on Inster, mis mulle on nüüd natukene kitsavõitu, aga oma pakkumise juures üliäge, siukene särtsakas, teistsugune näeb välja, tänu sellele, et ta on mulle kitsas, tähendab seda, et normaalsetele inimestele, eriti veel, kellel on gabariiditunnetusega natukene kasinasti, ta on kitsas auto, sa mahud temaga igale poole parkima ja pluss veel näiteks samamoodi
väike auto minu taha mahub istuma, ehk siis sõitjate ruum on hästi mahukas. Hämmastavalt. Meil oli see kolmiktestis, oli Renault 5, Inster ja üks asi, mis mul ei tule meelde ja tegelikult oli nagu Renault 5-ga, kuigi nad väljast on, eks ju, nagu täiesti eriklassi auto. Jah, absoluutselt. Siis seest oli Inster nagu uskumatult. Ja see, mis sul seal kõik peal on nagu selle raha eest, sul ongi juhtme vabad adaptiivsed kruisid, värgid, kõik on olemas. Meil vist Grande Panda, see uus Grande Panda, kas see oli meil? Jah, see on ka nüüd ta on 2 aastat vana juba vist, et üks seal laagri Passadone ees vedeleb, et kuna sealt just nüüd PR inimene ära läks, et siis ma ei teagi nüüd, kas äkki antakse proovida või mitte, aga jah, Renault 5, nüüd siis tegelikult olen sõitnud ka Mikraga, mille ma vahepealt ära unustasin, mis on sama. Põhimõtteliselt sama. Sul meeldivad sirged jooned või ümarad jooned natukene, ja täpselt selle pealt validki. Just, ja kes teeb sulle tol hetkel natukene parema pakkumise, sest ma olen vaadanud, garantii on ju neil mõlemal tegelikult 2 aastat, pikendatud 5 peale ja see lisa 3 on sisuliselt, ei ole tehase garantii, vaid on kindlustustoode. See on enamalt paljudel markidel on nii. Kiial vist ei ole või? Ma ei ole kindel, ma ei ole päris kindel, aga minu meelest ei ole. Ja see kindlustustoote puhul on ikkagi, et piirangud on, mida iganes see tähendab, ja et olen seda praegu võrdlemas. Ja siis täna, nüüd kui me siin ära lõpetame, võtan Dongfeng boksi ja nädala lõpuks on planeeritud, mis asi? Cupra Raval. See on nüüd ka Eestis olemas ja see on ka mingisugune, mis me seal lennujaamas oli ju ta kiibitsemiseks väljas. See VZ-versioon, see kõige-kõigem, jah. Ma ei ole kindel, ma ei ole selles päris kindel, sest ütleme niimoodi, et nüüd sulle küsimus, et millal sa viimati sõitsid mõne demoautoga, proovisõidukaga, kui nüüd Kia välja jätta, mis ei olnud nagu tippversioon just. Aga need on paljud, mis ikkagi mainist, on ikkagi tugevalt üle 30 000. No ülemine ots. Kas sa oled kasutatud, vaadanud, kas Renault 5 hinnad on tulnud kasutatuna alla 30 000 juba? Ei, Renault 5 muide, Renault 5-ga on keeruline, aga Micra puhul oli väga konkreetselt, Micra muide ei olnud täisvarustuses, mis oli päris huvitav juba, aga jällegi ma ei saanud aru, mis sealt puudu oli. Absoluutselt, ei, nad on väga heas varustus, ongi selles suhtes, et Micra, mis iganes varustustase see on ju, kuidas öelda, Renault Alpine varustusega samas tasemes, et mingi paar sotti on äkki odavamaine. Aga mitte Elke, vaid kes seda Nissanit müüb Kadaka teel? No võta nüüd kinni. Ja, just, Elrong, et neil muide on saalis täitsa olemas alla 30 Micra ja täitsa kavas, et ma lähen kataloogi järgi on ju tore vaadata, aga füüsiliselt lähengi kohale, proovisõidu seisukohast ei ole vahet, sest mootorid asjad kõik on samad, aga et nagu ära näha, et on kaltsust istmed ja võib-olla on nipet-näpet siit sealt veel. Ma arvan, et vahe ei ole väga suur, aga lihtsalt, et see nagu arusaam oleks sest perspektiivist olemas. Et see, ehk siis ma täna arvan, et alla 30 000 on võimalik Micrat osta, Renault 5-ga võib olla keerulisem. Insteriga täpselt samamoodi, et tegelikult on ta 28, mis iganes ta on olemas. Muide, MG seisukohast, ma ei ole veel vastust saanud, aga MG4 isegi ilma eripakkumiseta, nüüd ta sai ju mingisugune hiljaaegu mudeli uuenduse, ja peaks kenasti mahtuma ilma isegi liialt võimlemata alla 30 000. Ma kiirelt hakkan trükkima siia, aga see võtab tähelepanu ära, et vaadata, kas on Renault 5 juba nagu 28 midagi on tema baasvarustuse hind ja see on kogu aeg niimoodi olnud. Ei, ma mõtlesin, kas teda on juba kuskil järelturus sellisena, et aga siin hakkab pihta, et millise aku, kas ma pean hakkama süvenema siin nendesse. Aga nüüd on nagu minu küsimus sulle, et kui sul oleks valida, kas ütleme seal 30 000, 1000-2000 sinna tänna, Renault 5, tutikas, või siis 5-aastase tehase garantiiga EV6? Ja igal juhul ma olen siin seda mitu saadet öelnud, et EV6, sest mina mahun sinna. Mis on muidugi veider, et sa R5 mahud, aga Kia EV6 jääb sulle nagu natukene ülevalt poolt ahtakeseks, et päris huvitav on see automaailm, et vaatad tänaval 2 autot. Suur. Ja
keskklassi auto ja ära ei mahu. Ja muuhulgas Renault 5 on juhina mul mugavam istuda kui Renault 4, mis on samamoodi suurem auto. Ja mina oleks ikka sest ma saan nendest väikeautod võlus aru ja ma alati sõidan nendega ja siis mõtled, issand, kas mul on rohkem vaja ja nii äge on just, ja ma sõitsin see nädalas Honda Prelude'iga täpselt samamoodi, et kõik oli seal olla, mitte ühtegi nagu probleemi, maru mugav ja kõik, aga siis ja ma käisin metsast mingid inimesi päästmas, kes olid endal jalad katki matkanud ja isegi 2 inimese, kes olid matkavarustus, pagassi ilusti, osad andsid seal, kuna viimane päev, oma telgid ka, hiigel suur pagasiruum ja üks väiksem inimene isegi taha istmele mahtus, kuigi seal see peatugi on selline, et nii madalal, et see tegelikult sa pead, pigem on see lastele, sest kui sa oled mingi üle 1,60 m, siis see õudne mõte, et kui keegi tagant sisse sõidab, see pea nagu teeb snap selle pärast, et aga vaata, see on see koht, kus ma tõden, et ma sõidan ka mootorrattaga, nii et kui siin öeldi, et Dacia Spring on ühetärni omaga või nagu selle ühetärni NCAP-iga, siis ma ütleks, et ma ei tea, vihmaga ma jäin kuivaks, mis on juba päris hea saavutus. Ma olen sõitnud nädal aega ka Citroen Amiga, nii et ka seal on see sama, et istud lihtsalt mingi kokku keevitatud plastikpuuris, et ühesõnaga ma ei hakka neid Renault 5-id. Sina oled, ma ei tea, kas sa lõpuks teed selle otsuse või sa lihtsalt mängid nagu selle mõttega nii-öelda ajakirjanduslikul baasil või sul ma lihtsalt kohe hakkan rääkima nendest matkaasjadest ja ma mõtlen, et nagu mis mulje inimene endast jätab. Mulle jätnud mulje, et sa lihtsalt oledki kogu aeg metsas. Sa kogu aeg tassidki midagi kuskile, sa oled jälle ennast laagrisse löönud ja siis on teil mingi suure seltskonnaga laager. Ja siis ma mõtlen, et mida sa selle elektriautoga veel midagi teed, kohale tänapäeval juba saab, aga nii väikestega, et miks sulle see? Aga vot see on see, mida siin sotsmeedia ju näitab, et ega ma ei tea, kui palju ma seda postitan, et olen juba 8. tundi istunud arvuti taga ja kirjutanud artiklit. Istun aias joon õlut. Istun aias joon, tegelikult seda võiks isegi teha ja ilmselt nüüd vaadates seda ilmaprognoosi, siis varsti saab hakata hooplema, et mul on kodus ka konditsioneer. Et ma võib-olla ei tahagi välja minna, aga selles perspektiivis on ütleks niimoodi, et minu jaoks on nagu see matkahooaeg mõnevõrra läbi, sellepärast, et putukad ja palav ja tegelikult ei ole nagu ülemäära suur nauding seal higistada, aga siukene kevad-sügishooaeg on täpselt see hetk, kus on võib-olla isegi vaata, et mõnusam. See on siukene augusti lõpp ja juuni algus ja see aeg. Mis muide matkaautode juurde korra tulles, et minu meelest on täiesti arusaamatu, miks praegu see ilmaga peaks keegi minema matkaautoga metsa, kui nagu tsiteerides Tõnu Jürgensoni ütles, et ilusa sooja päiksepaistelise ilmaga võib iga jobu oma Prisma kilekotiga metsa minna ja on kõik hästi. Aga matkaauto, kujuta ette, lund sajab või vihma või midagi, sul paned oma keskkütte sisse, vaatad aknast välja, kuidas elu mööda kulgeb, et tegelikult oled nagu looduses. Maru mõnus. Tookord sellest rääkisime, sul oli sama argument, aga lihtsalt see, et kui sa loodusse lähed, sa tegelikult tahad ikkagi ka seal õues olla ja siis läheb nagu raskeks, et praegult tuled sa matkaautost välja, lähed hüppad metsajärve, eks ju. Okei, aga lähme siis nende matkaasjade juurde. Selle loo, mis me kunagi Markoga tegime, point oligi see, et nagu, mida kõike on võimalik omale sinna, mitte küll siis Renault 5 võib-olla pagassi laduda. Katusele. Aga ühe normaalse universaalkerega või auto pagassi omale varuda, mis on kindlasti on mingi kulu ja mida hullumaks sa lähed, see suurem see kulu on, aga kindlasti odavam kui ükskõik mis Haagissuvila, ükskõik kas rent või ostad selle mingi, need Haagisssuvilad, mis sa 2000 eest saad, need on ikkagi tõenäoliselt läbi mädanenud ja arvestame seda, et sa oled 10-meetrine, mis tähendab seda, et sa ei mahu enamikesse kohtadesse. Rääkimata matkaautodest, ehk et sina ja sinu see seltskond, kellega te seal tihti hängite, on leidnud sellise magusa punkti selle vahel, nagu ma enne ütlesin, et sa ei pea mingis pisikses kuppeltelgis, kus sul pole asju hoida, mis on matkamiseks, jalgsi käiks hea, ja nagu selle suure matkaauto vahel on mingi oma maailm, kus inimesed, käisin teid vaatamas, on pannud püsti telgid, kus sa saad püsti sees kõndida, seal on voodid, seal on ahjud
ja siis see kõik tundus piisavalt natuke nagu jabur ja samas põnev maailm, et tutvustaks siin ka natuke seda ja minu jaoks kõige nagu, ma ei tea, kuidas seda fookust siin hoida, aga ütleme, et need suured telgid, kas need on mingid kui palju nad kaaluvad? Seesama, et see on juba, eks ju, siis selline metallsõrestik, et seal ei ole enam sul sees mingid neid klaaskiust vardaid, mida sa siis ajad ja lõpuks nad murduvad ära. No nagu... ütleme niimoodi, et kõik vardad ja toikad ja kaikad on võimalik piisava jõuga ära murda, et ja klaaskiud on enamasti niisugune soodustelkide maailm, kuigi on erandeid, siin üks Kanada firma, kes karbon või? Kusjuures ongi, okay. et karbonkaarel on et ega mul on ka 2 inimese telk, kaalub kilo, võtan seljakotti kaasa, et varem, kui ma matkamist alustasin, siis oli niisugune kilo näkku, oli juba päris hea saavutus, täna on niisugune, et 3 inimese telk on 1,7 kilo näiteks. Aga kui palju kaalub siis selline suur, võtta sa ju, ilmselt sa tead, milliseid ma mõtlen, kuidas seal mingi kas 2 voodit, mõnes oli 3 voodit pandud ahi keskel, kui palju siuke kaalub, ruumi võtab ja maksab? Ei olegi väga hull, ütleme niimoodi, et sky is the limit, ehk siis sul on võimalik minna, kui nüüd brändidest ka rääkida, et Hellsport, Norra firma, sealt saad kenasti 2-3 tuhat ilmselt telgi eest ära maksta, aga samas on neil ka odavama otsa seeriad olemas, ehk siis ma ei mäleta, mis telk mul too hetk oli, aga mu viimane avastus on niisugune 2+2, ehk siis keskel on eluruum ka, kuppel, see, mis ta siis on, alumiiniumkaartega, kuna kui ma siin aastavahetusel olin, öösel oli -20, ma ei mäleta kui palju, siis ühel pool oli siis meil magamisase ja niisugust 4 meetrit on eluruumi, 4x2, mis ta siis teeb, niisugune 8 ruutmeetrit, vanasti elas seal sellisel pinnal 3 põlvkonda, Viimase aastate edasiminek on see, et meil on sisuliselt keskküte, ehk siis enam ei ole gaasi peal, vaid on tekkinud turule pelletahjud. Vajadusel, kui pellet otsa saab ka tavalist puitu panna, aga niimoodi, et mis siin oli, aastavahetusel oli kulu natukene suurem, õpikõver ka, aga vabariigi aastapäeval ka nüüd tänavu aasta oli toas stabiilselt niisugune, kuna käid õuevahet ja võib-olla ei ole vaja kogu aeg kütta, et niisugune 10-15 kraadi, mis on juba niisugune päris mõnus istumine. Ja seda siis niimoodi, et 8 tunni tagant paned ahju täis. Ja hinnaklass praegu, soodus, mis pakkumine tal peal oli, 300 midagi euri, 350 euri. See on ahi. Ja ütleme, et telgiahjude maastikul ei ole see üldse väga palju. Et telksauna ahi on täiesti normaalne, et maksab 4-5 sotti. Mul ei kõlaks see väga palju. See on täpselt selline asi, et ta peab olema kuidagi ikkagi üliturvaline, et see ei saa olla, et sul mingi sõber Sergei keevitas nagu mingist vanast vanniahjust, eks ju. Kindlasti on ka seal selliseid, aga me räägime praegult, püüame jääda nagu... Aga nali naljaks, et tegelikult sellest mürsukastist, et ütleme, kui me lähme siin hästi lihtsalt, need odavamad ahjud, mis siin müüakse ka, temud ja mida iganes, ta on otse korstnasse. Ja see oli eraldi teema, et kas ma tahtsingi jõuda nagu mingite riskideni, et telkidest natuke hüppasime üle, aga kas seal on mingi hinnaklassi, ta hakkab, eks ilmselt on sul lihtsalt sõrestik, kate peal nii vihmiseks siis, aga järgmine tase see, et sa sinna võiksid üldse ahju sisse panna, seal peab olema ilmselt siis, eks ju, mingi väljaviik, kust läheb korsten. Mingi, et kuidas see, et kui ma tahan juba omale telki osta ja mõtlen, kuule, ma võib-olla talvel ei lähe, aga äkki kunagi tahan. Kas see on mingi eraldi kohe nagu hind hüppab, et kui on ahjutatav telk või mitte? Nii kummaline, kui see ei ole, aga vahet väga ei ole. Sest näiteks sel samal Hellsportil, mida ma mainisin, pigem kallis, neil on ahjud, neil on telgid, kus ei ole ahju läbiviiku ja tootja poolt ongi see, et paigaldad. Need telgid, mis enamasti on, ei ole nailonist, need, mis on ahjuga kasutatavad. Ja paljudel juhtudel on siis, kas siis see, et kirjas, et võib-olla tead, et see on niisugune sädeme, kindlamm või midagi taolist. See just, et seda ka. Aga paljudel juhtudel, olengi näinud seda ka, kus tegelikult ega ta ei ole, see sädeme kindlus tähendab seda, et sa saad omale täis taeva, aga
ta ei lähe ta ei lähe lihtsalt, ta ei lähe põlema, et see säde teeb väikse augu, aga ta ei lähe edasi. Kui sa tahad sealt sammu edasi minna, küsis muide kaalu, ma ütleks, et siukene 4-8 inimest, noh, ütleme reaalselt see 8 kohasesse telki sa paned ka, ütleme siuke 6 mugavalt, noh, ja ahi, et kuni 10 kilo, mis tegelikult ei ole palju, et minu see viimane kuppel on äkki 4-5 kilo, ehk siis ta ei ole raskem täiesti klassikalisest peretelgist. Ja noh, kubatuur, kui ma räägin nüüd pagasi peretelk, isegi kompaktsem, kui sa lähed Decathloni ja ostad omale selle täispuhutavad peretelgi, mis kaalub 40 kilo, võtab sul ruumi, noh, ma ei tea, no ütleme 100 liitrit, ta on, kui sa kujutad ette seda, noh, sükust tünder, noh, see on jõhker suur, ja siis see ei ole ahju valmidusega, et täiesti tavalised mõõtmed, mõistlikud kaalud ja nii edasi. Jah, sul on võimalik võtta siis kanvas, mis päriselt on sul sädemekindel ja nii edasi, kuigi tean ka situatsiooni, kus see maha põles. Ehk siis seal oli pigem probleem sellest, et silikoonist läbiviik on asi, mida võib-olla tasuks vältida, kui sa ei tea, mida sa teed, sest ahjude puhul peamine probleem, mis võib-olla tasub järgida, sest vanast mingisugusest plekkämbrist teha endale ahi. Ma olen näinud, kuidas üks tüüp oli teinud omale sellest roostevabast marmiidist 2 tükki poltinud kokku ja siis sellega väga hästi toimis. Peamine on see, et okaspuit loobib sädet, seda tasub arvestada ja kui sul on niinimetatud otse korstnasse ahi, siis noh, sul ei ole mõtet teda päris maasikaks kütta. Et lihtsalt sul see toru läheb nii kuumaks ja silikooni sulamis- ja põlemistemperatuur on mingi äkki 500 kraadi, punane korsten on 700. Et otse korstnasse, kui sul ikkagi leek otsast väljas on, siis noh, ilmselt on seal see nagu risk olemas. Aga noh, võtad juba natukene, kas siis edevama ahju, millel on siis see leegi keel sees ja nii edasi, et noh, kui nüüd liiga detaili ei hakka minema, see vähendab seda probleemi märkimisväärselt, et näiteks seal samad pelletahjul, kuna ta on nii efektiivne, ta ei ole nii võimas, aga samas on see, et tal korsten ei lähe praktiliselt, ma ütleks, et märkimisväärselt üle 100 kraadi. Ehk siis kinnidest ei võtaks, postitantsu tema peale ei teeks, aga noh see, et ta telgi seisukohast, noh neid läbiviike on igasuguseid müügil ja klaasriie kannatab mingi 1000 kraadi äkki või. Ehk siis noh, see ei ole probleem. See efektiivs tähendab seda, et kui sa nagu tuled õudselt külm on, et siis võib-olla selline tavaline ahi, et sealt hakkab kohe nagu sul niimoodi uuga, eks hoiad, võib-olla isegi turvaliselt valvad ust natuke, sealt juba tuleb nagu... Ja lööd ahju täis, sul on varsti istud T-särgi väel, aga see tähendab seda, et sa iga 20 mintsa tagant laod sinna aga puid alla ja... Pelletiga ongi see, et ilmselt sa, eks ju, keegi ei hakka nii-öelda mingit kerise kive või mis sul seda soojust hoiaks, aga pellet on siis see, et kui sa ei viitsi tõesti öösel nagu, et keegi peab ahju valves istuma, siis pellet ongi see, mis täidaks nii-öelda selle sooja kogu ja... Jah, ja ega see sooja kogujatega samamoodi, noh, meil on need telksaunad olemas, sa muidugi tulid kiirustades, et oleks see pikemalt jäänud, siis saaks võid sauna võtta ja pitsat süüa ja kõik variandid, et pelletahjudega on see häda, või noh, kivide häda on see, et tegelikult me oleme vaadanud, et noh, niisugune tunnike, et see mass on nii väike, et kui sul kodus puukütte-ahi kaalub sul, noh, ma ei tea, 2, 3, 4 tonni, kivid on sul kastkive on äkki 20 kilo, et külmemate ilmadega kütad oma 4-tonnise ahju ära hommikuks on niisugune mõnus leige, noh, siis võid arvata palju see 20 kilo kive, noh, natukene ikka, aga mitte teab mis palju. Pelletahjude puhul on see, et see otse korstnasse ahi tegelikult on turvalisem, et kui ta hakkabki sul maha jahtuma, siis seda suitsu häda ei ole ja ta tõmbab kenasti ülesse. Pelleti puhul on see, et neid on natukene erinevaid disaine, mõni on parem, mõni on kehvem ja häda on see, et see pelleti kolu, kui sul ta on kas siis vale ehitusega niisugune, noh, hiinlased tulid, äge, teeks järgi, paberi peal kõik on olemas, aga praktikas noh, ei tee seda, mida vaja, see kolu võib põlema minna ja siis sul on tuba suitsu täis. Et siin samas kevadlaagris oligi, et hea oli, et mõned inimesed istusid veel kella 3 ajal ka lõkke ümber ja vaatasid, et kui suitsu hakkas välja pressima, siis peksid inimesed
une pealt sealt välja, et muidu oleks võib-olla päris inetu olnud. Suitsuandur või suitsuandur, vingu must have, see on Okay. sellest ei saa üle ega ümber, see on nagu raudpolt asi, mis tegelikult, kui sul ahi on, peab olema, sest maailmas on neid intsidente küll olnud, kus on asi halvasti lõppenud. Mis seal veel võib jutt, kui sa tellid mingi toome selle demo näite, see on lihtsalt saanud selliseks stereotüübiks, et midagi väga kehva, mis kui just ei tule see, et sul tuleb siuke 10 sentimeetri kõrgune ahi kohale, eks ju, kuigi oma arust tellisid. Ja just, makette, et tellib päris ahju, aga mis seal võib veel olla see, et põleb läbi lihtsalt 3 korraga ja on juba kõver ja ma ei tea. On võimalik see üldse vältida või ikkagi see, et ostad odava, siis saadki odava ja ega enamasti, näiteks see sama pelletahi, ma olen näinud 350 euro eest väga kehva ahju ja olen see sama pelletahi 350 euro eest 2 millimeetrisest plekist. See on massiivne, et siin inimesed, kes tegelevad igapäevaselt metalliga, ütlesid, et täiesti uskumatu, et nemad poleks siukest kvaliteeti oodanud. Ei, see ei tulnud temust, aga ka palju see kaalub? Hiina 10 kilo. Okei, selles mõttes ikka ei pea mitte 2 mehega kassist välja tõstma ja 10-15 kilo on siukene kvaliteetne telgiahi on 10-15 kilo. Mul on telgiahi, mis on Taanist ja kaalub kilo, 970 grammi, et põhimõtteliselt seeljakotiga kaasa võtta. Et need ekstreemid on, ja see 1 kilone ahi maksis umbes sama palju. Okay. Aga kütab siis väiksemat või sinu oluliselt väiksem ruum ja ta on otse korstnasse, ehk siis tema see efektiivsus on madalam ja sa ei saa seal suuremaid puid kasutada ja nii edasi. Seal pelletahjul on muide ka nagu ahi. Ehk siis kui sa pelletit kasutad, siis tal allkorrusel on veel üks väike luugikene. Saia küpsatada? Ongi. Me panimegi oma fooliumkarbis kanakoivad sinna sisse samal ajal, kui ahi tegi toa soojaks ja kannuga läks vesi peale, nii et kütad tuba, siis nagu kõrvaltoode on see, et sa saad sealt ka süüa ja sooja vett 24/7. Kuidas teda pärast transata? On mingid asjad, mingid nõgine ja seest, et see on ikkagi ta väljast ei... Ei, see on ikkagi selline, et pigem puhas ja enamasti on neil mingisugused kotid, asjad ümber, nii et lappadki ta sinna koti sisse, mis see koti suurus võib olla, siukene, mina ei tea, käsipagas, natuke suurem, natuke väiksem isegi. Ma ütleks, et suur käsipagasi kott 50 liitrine on suurem. Ja kõik torud, värgid, kõik mahuvad ahju sisse ära. Okei. Saunatelgid kõlab nagu jälle mingi geniaalne asi, et ma võin isegi selles väikses kuplis ööbida, aga mõnus lähed Metsajärve äärde, paned selle püsti, teed sauna. Mis hinnast me rääkima hakkame? Sellist, kus ma tean, et sa võid 3 kepi ja kiletükiga ka eks ju ehitada sauna, aga kui me räägime nüüd see, et ma läksin poodi, ma juba tahan, ma olen valmis investeerima, mul on raha ka. Mis hinnaga peaks arvestama, et saaks sellise korraliku saunatelgi koos ahjuga? Puusalt tonn. Ütleme niimoodi, et siin aeg-ajalt on... Jällegi ohutus, eks ju, see, et ta oleks natukene isoleeritud. Tead, see isoleeritus ei olegi nii palju hull, sellepärast, et usu või mitte, aga miinuskraadidega käivad üsna vähesed inimesed väljas. Ja kui me oleme ikkagi, nüüd on see, kus me räägime üle -10, kas see on külmem või soojem? Ja, kui on üle -10 kraadi külma, siis ma ütleks, on -15 on üle -10 kraadis külma. Aga kui ma ütlen, et temperatuur on üle -10, siis on tegelikult on soojem. Et selles suhtes siukene kuni -10-ni, soojemalt poolt siis, ei ole otseselt sul vaja mingit tähendavat isolatsiooni ja siukse ikkagi sauna ahjuks mõeldud ahi kütab sul sellest sisse ka 90 kraadi. Et tean reaalselt inimest, kes armus telksaunadesse niimoodi ära, et telliski toona, kui veel idanaabritelt sai ja nad ei olnud sigadustega nii suurelt hakkama saanud, 3-4 tükki, toas ütles, et tema sauna ei kasuta. Tal ongi kogu aeg on see telksaun õues, sest talle meeldib õues istuda ja siis ta ei pea läbi maja tallama. Ainukene, mis nüüd seal telksauna puhul on see valuskoht, on lava. Ja see võtab palju ruumi ja täna on see, et kui sa seal maksad 4-5 sotti, maksad ahju eest, 4-5 sotti maksad telgi eest, sõltub mis mudelit ja kust välja võluda.
siis sulle öeldakse 480 € on kokkupandav lava ja see on valus. Kõlab nagu ma ei tea, nojah, ma ei tea, mulle ei, kui sa ütlesid, et tonn telk, siis ma ei eeldanud, et lava on seal sees. Ja siis kuidagi sa pead ju, kui sa just seista ei taha, sest ega seal põrandal istumis mingit sellist indiaani ringi, siis pole jällegi seda saunamõnuni. Aga samas tean, ühel tuttaval on maakohas, tal endal seda telksauna ei ole, aga kui ta aeg-ajalt seal mingisugust happeningi teeb, siis ta võtab selle rendist, ehk siis siin tekib see osa, et sul enamike asju on võimalik Eestist ka rentida. Ja, okay. Ja telksaunad on üks neist. Ja saad siis, tal on reaalselt pakud, pandud juba maasse valmis, tal on põhimõtteliselt pink, siukene kõrge 80, tõstab selle telksauna sinna peale, et tal lava ei ole otseselt vaja, et see on nagu üks variantidest. Või siis miks me räägime Haagis suvilast, kui me võiksime rääkida ka Haagis telgist, mis on ka võimalik täiesti kenasti rentida, paned omale konksu otsa, lähed suvalise järve äärde, elu on lill. Mis ta eelised võiks siis olla, katuse telgi või siis tavalise telgi? See peab püsti, kui me räägime saunast või? Ei, sa sauna, Haagis saun. Ja, sa võtadki Haagis nagu tünnid. Ja, mitte telgi, vaid Haagis saun. Ja, seda muidugi. Et sa selles suhtes võtad selle ja saad sellega minna samamoodi, sa ei pea seda kuivatama, ta on nagu sul normaalne tuba, et paljudel juhtudel küsitakse ka näiteks ööbimise kohta, et nüüd ma hüppan ühest teemast teis. Ei, väga hea. Ma ise ei tule kõigi asjade pealegi, nii et las aga. Et see ööbimine, magamiskott, aga sa lähed autoga, kui sa sõidad treppi, miks magamiskott? Kodus tekid padjad. Absoluutselt täiesti nõus. Täiesti nonsense. Ma kannan kogu aeg suur ige kott, padjad, tekid, linad, miks? Decathlonist muide sain hokivarustuse kott, 140 liitrit, kõik magamisasjad mahuvad korraga sisse. Tekid padjad, 4-kandiline lukuga käib kinni, siukene nahkne ja niisugune konkreetne asi. See ongi mul kogu aeg, siin elektriautodest hüppasime edasi, tegelikult mul on T4 buss on, on ju, clearance'it on piisavalt. Pigem on nagu kõik muu on probleemiks. Ja mul on kogu aeg see magamisvarustuse kott on seal olemas ja ööbin ma siis sellega seal samas bussis või ööbin ma telgis. See on nagu see. Jah, kui me läheme nüüd tõesti paljude jaoks ekstreemsest, et see temperatuurides mingi -20 ja niimoodi, siis hakkab magamiskotil võlu olema. Aga kuni seal +5 kodused tekid, padjad, see kiletad, põhimõtteliselt kilest, nailonist, polüestrist magamiskott, ta ei ole mugav. Ei ole. Sa ei saa seal liigutada, tahaks seda, et tahaks jala kõverasse panna, niimoodi mingid, nagu sa oled harjunud kodus voodis magama, sest seal sa oled nagu kookonis. Just, et see on normaalse ruumi. Ainukene, mis siin nüüd on, need sinised roppused, mida nimetatakse madratsiteks, need täispuutavad. Vot need tasuks küll, nende riiki toomine tuleks ära keelata, sest need on minu meelest ühed rõvedamad asjad. Millist sa mõtled, kas need täiesti täispuutavad? Täiesti täispuutavad, need klassikalised sinised, mille juures sa raudselt oled kellegi suvilas maganud. Need on jubedad. Umbes 100 € ka Decathlon. Ise täituv. Fakt on see, et ise nad ei täitu ükski lõpuni. Just ostsin selle. Ei, 10 sentimeetrit alates. Unusta see, ja vot, just siukene, me räägime selline, see on 10 senti, 2 tikudoosi. Et enamasti inimeste, kui see metsas magada on halb, vastik, ja kui sul on see 3 või 5 sentimeetrine madrats, ta ei olegi hea. 10 sentimeetrit. Ja ise täituva puhul on see, et kuna seal on see vaht sees, siis kes on memory foami peal olnud, või siis nagu torme madratsid, väga sarnane. Ta toetab su keha nagu korralik kattemadrats. Peamine on see, et nende puhul, et sa ei tohi neid liiga õhku täis lasta, sest siis nad lähevad kõvaks sul küll. Et sul ongi nagu see, et kui sa peale lähed põlvega, sa tegelikult vajutad nagu põlve läbi, aga kui sa pikali heidad, siis ta jaotab su keha sinna kenasti ära ja ta on sul piisavalt pehme ka. Aga ise täituvate ja nende puhul on see, et nad on ka soojad. Magamiskotid ja need, mis iganes tekid asjad, nad ei hoia altpoolt ükski sooja. Ehk siis kui nüüd tehniliseks minna, siis paljudel on R-väärtus peal, mis on siis isolatsiooni omadus ja siukene R5, R6 on see, millega sa saad praktiliselt miinuskraadideni välja ja sul on külje alt reaalselt ka soe. Ja siis magamiskotid asjad andestavad. Paned sooja pesu selga, lähed samamoodi oma sinna teki alla ja tegelikult sul on
on väga okei. Et noh, madrats on nagu see, mille puhul inimesed enamasti saavad selle negatiivse kogemuse. Küll ta krudiseb, siis ta on liiga kõrge, siis ta läheb õhust tühjaks, sellepärast, et nende kvaliteet on kehv. Noh, mida sa tahad 15 eurosest madratsist? Mis ekstreemset, võtame korraks sellega, et sinul on olnud see -20, et mis seal siis esimesena nagu alla annab, et võib-olla see ongi, et sul ei ole plaan otseselt -20 minna, aga siis selgub, et see nädalavahetus, mis juba mitu kuud tagasi panite paika, siuke üritus ja siis selgub, et nüüd tuli mingi täiesti ootamatu või oodatud külmalaine, et noh, ja sul on loetud arv raha, et mille peale ma nüüd lähen, kuidas ma oma varustust täiendan, mis oleks esimene asi nagu? Jah, on ahi, aga see ju lõpuks nagu, või see hoiab? Ahjuvalve on kohutavalt tüütu asi ja näiteks ka matkaauto puhul tean... Või näiteks voodi versus madrats, isegi see õhk. Madrats ikka parem. Ei selles suhtes vaata, siin tekibki see, et voodil ei ole isolatsiooni omadust. Ikkagi altpoolt. Ja selleks peab sul siis olema põrand juba iseenesest ära isoleeritud. Siin muidugi nüüd ma hakkan nõmetsema, sest kellelegi ei meeldi targutajad. Külm ei tule, soe läheb, füüsika. Selge. Nii et kui ma tunnen, et külje alt nagu on külm, siis mitte külm ei tulnud külje alla. Vaid sina jätsid oma sooja ära. Soe läks. Sellepärast, et külm, kui sa mõtled nagu selle peale molekulide liikumise peale, siis külm on energia puudumine ja soe on energia olemasolu, ehk siis soe läheb alati sinna, kus seda, või energia läheb alati sinna, kus seda ei ole. Nii et madrats on see, et kui oled nagu... Jah, konkreetselt siukene ütleks, et siuksed odavamad madratsid, ütleme puusalt, ma ütleks, et sott on hea madrats. Sul on võimalik saada mingi 7-80 euroga mingid pakkumised, midagi taolist. Ma olen vaadanud, et täna Eestis riiulikaubana ilmselt Decathlon, matkamaailm, matkasport, matkaspordis vist olid suts kallimad, ma peast ei mäleta. Et tegelikult on valik olemas ja kui sa võtadki omale selle R6, ütleme R8, siis see on okei. Ja sinna juurde, kui sa ütled, et nüüd äkitselt läks nüüd -20 peale, kõige lihtsam see rull, lebo, mitte joogamatt, sest see on tihe, aga nagu need Rootsi lebod, rohelised, sellised, kus sa näed, et ta on nagu poorne ja kui sa näpuga vajutad, siis ta tuleb kohe sul nagu vedrutab tagasi. Parketi alusmatt, valge, isolatsiooni omadus, imeline, saadki sellega kas või terve põranda endale ära. Siis, kui sa terve põranda ära katad, siis sul ei tule nii palju niiskust tuppa. Et see on nagu see. Ja magamiskottidega on sama, et sünteetilised magamiskotid, enamikel juhtudel inimesed, et mida talvel. Kui sa oled auto lähistel, kui sa ei pea pikalt seljast tassima, täpselt samamoodi, villased tekid on teema, okei, sul on see, Eesti mõistes 0 kraadi magamiskott, täna mõistliku hinnaga 1,5 kilo, 80 euri. Sellele tõmbad omale mingid tekid asjad peale ja sa võid rahulikult minna -20. Et kui sa küsisid, et mis on nagu esimene asi, mis siis nagu alt veab, mis on siis nagu selle -20 juures kõige suurem probleem, ma ütleks, et hommikune põis. Sest sul on mõnus, soe, soissu, siukene nina ots on ainukene koht, mis on jahe ja siis sa tunned, aga nüüd ma pean minema. Ja siis, mis sul tuleb abiks? Nestipudel. Okei, tütarlastel mitte, aga... Ei pea välja minema. Aga siin, mis see oli Terevisioonis, kus ka selle kotipakkimise teemal kutsuti, et siis võtsin omal elukaaslase kotist kaasa, näitan, pakist välja võtnud, aga nagu seda nimetatakse, on see matka... Naiste uuri... Matka... selge. Ehk siis jah, see on see... Jah, püsti lasta, jah, just. Okei, ma mõtlen, hooldus, see on see, et lihtsalt nii saunatelk kui see, et lihtsalt sa pead... Kuivat ära, kõik. Jah, et lihtsalt, see on natuke on, et sul on, ma ei teaks, hästi palju higistanud, hästi palav ilm, sa pead koju tulema, sa pead kuidagi, sul peab olema võimalus see laotada kuidagi või panna korraks üles. Magamiskotid ei ole probleem, aga ütleme, nende telkide puhul on suured, nad tegelikult kõige hullem ongi see, et kui kuskil korteris elad, et kuhu sa tegelikult kuivama paned. Et see on nagu nende puhul, nende kergemate sünteetika puhul on see, et kuna ta ongi sul seal 10 kilo piires, et sa saad, jõud käib üle, aga need canvas telkide puhul 30 kilo,
annab lohistada ja kuna ta on ikkagi põhimõtteliselt puuvillane. Nagu inimesed kujutavad need glampingu telgid. Ja glampingu telgid, vot see on täpselt, sinna kasutatakse neid. Nende eluiga on natuke pikem, aga paljudel juhtudel ka, et lähed festivalile, kes teab, see näeb, tunneb ära, sa näed, et need telgid on hallitanud. Ja see kohe see pealmine katte tuleb, see ongi see musta täpiline. Musta täpiline, see on hallitus. Et see on nagu jah see, et nende kuivatamine on paras väljakutse ja see läheb hallitama sul paari päevaga. Et sünteetika õnneks ei lähe nii kergelt ka hallitama, et see on nagu niisugune tore boonus. Ma ei tea, siin saaks lõputult rääkida, ma mõtlesin korraks küsida nende sama telkida, mis nagu überklass maksab, ma ei juhta, et sa saad suurus lõpuks loeb, et sa võid omale festival nagu selle Top Geari või The Grand Touri telgi ehitada. Suured diiselahjud, värgid, särgid, kes Võhandu maratonil on käinud, seal on ju 100 ruutmeetrid on sul soojad. Las see jääb pigem siia lõppu veel, et meil oli juttu, eks ju, ma nägin teil selle pitsaahi, et mis lõbusaid, mis vigurid, ma tean, matkapood ja see sama paganat Decathlon, ma just seal käisin see nädala IKEA muide, kui suures ka jumala ja matkapood. Sa lähed lihtsalt siin Decathlon sisse ja siis sa näed asju, mida sa ei teadnud, et sul vaja on, aga täpselt sellel hetkel, kui sa näed, ma igaks juhuks ostan, sest mul on vaja seda ja seda. Aga mis nagu selliseid keskendume siis, ütleme, muidugi sa võid olla ka see mees, kes eks ju jalutab seljakotiga 4 päeva ja kannab seda pitsaahju kaasas. Pigem sa ei tee seda, aga et mida veel, mis need lahedad asjad on, mida nagu siuke autoga matka ja saaks omale soetada, et olla nagu kõige ägedam mees laagriplatsil? Pitsaahi, ütleme, mis siin tuleb? Lihtsalt siuke plekist ja siuke rauast, et ma ei tea, milleks sa kütad, et teed alla siis mingite laastudega? Pitsaahi oli ju ikkagi see, et ta on ikka päris pitsaahi, ta on soomlaste firma Ooni, kaalub ka äkki mingi 10 kilo, seal on kivi on põhjas, sealt sa saad päris pitsa. See oli päris mul on mälu natuke petab. Aga titaanist samamoodi ahjude puhul on olemas see, et sul ongi ahi, mille sa saad sinna peale panna, aga näiteks, mis me oleme teinud, suitsuliha, mille puhul on see, et lähed magasiini, ostad omale 10-eurose roostevabast plekkämbri, paned selle lõkke peale, seal saad liha suitsetada, mida iganes, siis malmpotid, samamoodi, panedki omale lõkke peale, saad teha, ma ei tea, kas või biskviitainast ja torti. Pitsaahi on eraldi teema, see on niisugune mõne 100-eurone investeering. Et kui me mõtleme selle peale, et sa ei lähe RMK platsi peale, siis sul tekib automaatselt see, et tahaks lõket teha. On sul need igasugused raskemad plekist variandid, aga on olemas niisugune asi nagu pop-up grill, mis on äkki mingi 30-35 euri ja läheb siukseks, ma ei tea, ümarguseks silindriks, mingi 10 senti kõrge. Seal sees saad lõket teha ja mis on selle puhul tore, et sa saad seal juba oma grillsöe briketiga või grillsöe kaasa võtta. Ehk siis ta on niisugune korduv kasutatav ühekordne grill, niisugune mõõtmetelt suhteliselt sarnane. Siin koha peal julgustan inimesi just neid grillbriketti kasutama, mitte grillsütt, sest brikett põleb sul mingi 3-4 korda kauem. Ägedatest on see sama just pelletahi, mis on uus meie mõistes. Telk saunad, et sellega ongi, et paljudel juhtul, tahaks kaasaga kuhugi minna. Aga kus on saun? Tead, privaatne ja niimoodi, aga võtadki täiesti suvalise järveäärse platsi, võtad näiteks selle sama matka suvila, võtad selle telk sauna sinna kaasa ja sul on ülimõnus. Gaasipliitide puhul on need samad kohvrid, mis on suhteliselt levinud, aga nende puhul, need on tegelikult mugav kasutada, ainus, mida tasub meeles pidada, et need enamusballoonid siukene +5 allapoole ei toimi, ehk siis nad on pigem nagu sooja ilma omad, aga samamoodi need peale keeratavad ja asjad, ebastabiilsed. Mis on, kodus tekid padjad kaasa, normaalne madrats, mis ei võta sul liiga palju ruumi ja ütleme niimoodi, et saab oma selle olemise päris mugavaks teha ja suhteliselt kompaktselt, et sul ei ole vaja mingisugust kas siis T4 Volkswagenit. Jah, olgem ausalt mugavama pakkida, muidugi on mugavam. Kui ma võtangi seda, et ma saan selle märja telgi lihtsalt nagu tagantuksest ühe raksuga sisse suruda versus see, et ma pean päriselt pakkima, see on tuleviku minu probleem, et mingid siuksed igasugused kohvimasinad, värgid, särgid, et üht-teist on tulnud. Aga muide, palju meil aega on? On. Ühe asja räägiks ära, see, mis on tihti, ütleme siin busside ja asjade puhul, akujaamad. Me korra rääkisime Seltose puhul sellest happeakust,
happeaku puhul, mida inimesed tihti ei mõtle, on see, et sul on suur, diisliakud, 100 ampertundi, jõle kõva, arvutad välja, 1200 vatt-tundi, mida ma sellega kõike teha saan. Mis tuleb välja happeakul on ju see, et ta annab sulle seda reaalset piiki kätte ainult 30 sekundit. Käivitusvool. Nii, mis edasi? Happeaku puhul on see, et sa ei tohi teda alla 50 prossa lasta. Ehk siis sa sellest 100 või 1200 vatt-tunnist sa saad kätte ainult 600. Nii, kuidas sa seda laed? Autos otse laadida ei tasu, sellepärast, et sa keerad oma olemasoleva akutuksi, ehk siis sul on vaja DC laadija. Ma sain nüüd aru, ma jõudsin järgi, et sa ei räägi mitte akupangast, mille sa ostad gifti, mida sulle Facebook pakub kõikideks apokalüptilisteks sündmusteks, vaid see, et sul on lihtsalt kaasas üks autoaku, aga ma jõuan akujaamani, see, mida pakutakse. Ehk siis sul on vaja sinna, kuidas sa laed, sul on siis vaja sinna laadijat. Siis peab see auto käima sulle, eks auto käima, et sul on DC laadija, okei, et sul on see, suretad välja, sa saad sealt oma 600 vatt-tundi kätte, aga päiksepaneeli võtaks selle, paneks sellega, kurat. Tuleb välja, et seda veel eraldi kontrollerit saada. Nii, nüüd sa tahad sealt 220 saada, sul on vaja inverterit, millel oleks võimsust. Aga võimsust sa saad ainult sekundid, ehk siis sul ei ole selle 1000 inverteriga seal mitte midagi peale hakata, kui su auto ei käi. Nii, USB-d, kurat, aga su see MacBook tahab ju täisvõimsuselt töötamiseks 100 vatti saada. Korralik laadija, jälle, lööd aga numbrid kokku, vaatad, jumala palju. No nii, võtad siis selle liitiumaku, ka eraldi täitsa, nagu autoaku, aga liitiumi puhul on see, et sa saad selle võimsuse praktiliselt maksimumi lõpuni kätte ja sul on nagu kogu mahtuvus võimalik kasutada. Ütleme siin odavamad 3 sotti. Tavaline käivitusaku sott. Aga kogu see jura tuleb mõlemal juhul juurde, et ehk siis me räägime ikkagi 500-600 eurosest investeeringust. Kas sellel asjal on pointi? Jah. Siis, kui sa tahad, ütleme seal liitiumi puhul laduda omale, ma ei tea, tahadki omale 7 kilovatti laduda autosse niimoodi, et sa eladki seal, Akujaamad. Sul on täiskomplekte, mul on 600 vatt-tunnine akujaam, mis on, ma ei tea, millega ma võrdlen 4 kilo jahu. Seal on sees 220, seal on sees laadimiskontroller, seal on 100-vattine väljund USB-C-st, seal on kõik see on täiskomplektne seade. Ühendan voolu taha, laeb täis, ühendan teisest otsast, laen tühjaks. Kõik töötab. Ja hinnatase samamoodi mingi 2-3 sotti, ehk siis nende hinnad on tulnud ka täpselt nii palju alla. See maab mulle T4 istme alla. Ja mul ei ole mitte midagi, mingid juhtmete vedamist, kontrollereid, mingit jama panen päiksepaneeli otse külge kuni 600 vatti ja põhimõtteliselt võin seal tiksuda igavesti. Külmkapp. Kompressor, külmkapid, Vevor, üks hiinlaste brändidest, mis on Euroopas, on ladu ka olemas, ilgelt tahavad mulle ühte müüa, ma olen mõelnud, teavad mõtteid, aga kus siin maksid ulme palju, siis täna 2 sotti. Ja miks sa peaksid sooja jooki jooma, kui sa võiks ka jääkuubikaid oma joogi sisse panna. Eks see on päriselt kompressor, külmkapp, ta töötab siis 12 voldi peal. 12 voldi peal. Jaa, suurusjärku 5-60 vatti võtab keskmiselt. Piik on 80 ja vahepeal töötab. Kui külmkapp on tuugalt täis, siis ta võtab vähem voolu, kui ta kogu aeg uks käib lahti, nagu kodunegi. Aga lihtsalt on 12 voldi peal. Ja samamoodi, kus nad enne maksid mingi 4 sotti, olen kogu aeg edasi lükanud, nüüd vaatan juba, kurat, et ma saaksin endale vajaliku mingi 150-200 euroga kätte. Äkki on aeg, sest need varasemad jahutuskapid, mis nüüd 60 euri on, seal nad kasutavad Peltieri elementi. Ohkad raskelt. Ei, väga huvitav. Kui sa küsiksid mult, mis elementi nad kasutavad, ma ei oska öelda, ma oskan öelda. Et Peltieri element, mille puhul on siis see, et sinna lastakse vool sisse, ventilaator käib ringi, põhimõtteliselt tehakse, üks pool on soe ja teine pool on külm. See on umbes sama nagu radika peale, või need kodus pliidi peale pandavad need ilma elektrikata töötavad ventilaatorid. Sama põhimõttega vastupidine. Peltieri element kulutab meeletult palju voolu ja häda on selles, et ta suudab sul teha mingi 10-20 kraadi mõistliku siukse voolukulu. Ütleme 10 kraadi jahedamaks, eks ta on ikkagi jahekapp. Aga kompressor külmik, sul ongi sügavkülm, sa võtadki jääkuubikud kaasa. Või mis jääkuubikud kaasa. Sa lähed, võtad järvest vee ja teed omale jääkuubikud. Jälle asi, tavalised ütleme nüüd, termokastid. On termoelemendid.
püsivad natukene kauem jahedad. Kas sa mõtled neid plastmassist, mida sai Maximas praegu mingi või kuskilt ma just ostsin omale mingi 1,99? Täiesti mõttetu kulu. Okay. Sellepärast, et pane veepudel jääga, sellepärast, et pärast sul on külma vett. Just. Või siis lööd selle jää seal sees pudiks ja sa saad omale joogi sisse panna. Ehk siis sa ei raiska seda ruumi. Ja lõpuks nende madratsite ja kõikide ahjude ja asjadega me jõuamegi sinna, et T4 ja siis sealt edasi üks just vahetas omale Renault Masteri vastu ja sealt edasi tuleb see matka suvile ja siis sa võtad veel järelaagis ja ütleme nii, et see läheb väga unimoog on alati variant. Et väga kiiresti läheb see lappama, aga just see ruumi seisukoht, et kuidas sa saad nagu ühte asja kasutada mitmeks asjaks. Paljudel juhtudel on eelarve piiratud ja see, et kuidas ta lihtsalt sul ülejäänud süsteemi ja sobitub. See on sama nagu elektriautot, et kui sa ikkagi kodus laadida ei saa, siis pole nagu eriti mõtet. Et nii ta on. Kui sa ei saa kodus kuivatada, võib-olla kanvastelk ei ole mõtet, võib-olla võtad midagi kompaktsemat. No selge. Mina sain asjad meelde tuletatud, sain ka uusi asju teada. Teistele suvi on põhimõtteliselt alles ees ja nagu Marko ütleski, et mis see palavaga sinna metsa ronid, et sügis on see ilmselt, kus putukaid läheb ei ole. Putukaid seeni on, et sa lähed nagu see korilusega, et sa ikkagi saad minna väga sügavale ja korjata omal selle kompressorkülmiku juba ilusti asju täis. Kukesene kastet teha omal õhtusöögiks kohalikest. Nii, et selles mõttes õigesti ajastatud saade, et saate sügishoojaks jõuavad teil asjad kohale. Ja just, et jõuad ära tellida ja ega siin ongi see sama, et nüüd on see, et ma ei tea, minuga saab absoluutselt, kui sa tahad, nüüd sa võid siia reklaamipausi teha. Absoluut, kui sina tõed kohale, raiskad oma või kulutad oma üle tunni mulle, siis sa võid siia lõppu kindlasti öelda. Et ise ma toimetan ripptelkidega ja muu siis matkavarustusega ka põgusalt, kõiki maailma asju ei taha ega viitsi müüa, pigem piirdun asjadega, mida ma kasutan, on ripptelk.ee, aga ka üldiselt võtan siis Facebookis ka mingisugustel matkateemadel üks Facebooki grupp, millega võiks inimene, kes tahaks sellist elustiili elada. Ongi 2 gruppi tegelikult on matkajad ja on mingid tulevased matkajad, mingi siukene, suhteliselt sarnased, hästi palju on ülekattuvust, ma ei mäleta, emal kummal oli suurem liikmete arve, ühes oli rohkem reklaami kui teises, aga seal on nagu täitsa arvestatavalt ja hästi palju kraami liigub kasutatud peast. Ja hästi palju kraami puhul on see, et kasutatud gruppidesse, pane ostusoov ülesse. Seepärast, et mitmetel juhtudel on see, et kus oma 4-veolise Audigi ma ostsin niimoodi, et panin lihtsalt foorumisse üles, et tahan osta. Ja ma arvan, et 2 nädalaga oli mul juba auto käes ümber registreeritud ja paremas konditsioonis kui need, mis pakkumises olid. Ja muuhulgas märksa parema hinnaga. Et neid soovitajaid on ja pakkujaid on ka. Okei, no siit juba tuli täitsa eraldi teema välja, et siin hakkasime mingist väiksest elektriautost juttu, nüüd meil on siin juba T4, meil on siin mingi 4-veoline Audi ilmunud mängu. Ja siis, et kuidas T4, mis muuhulgas on Bolti kohad on olemas, et kuidas nagu esiveoline T4 teha 4-veoliseks ja kuidas rariteediks muutunud tagumised veovõllid saada esimestest veovõllidest ümber kevitada ja kellega ühendust võtta, et see läheb, ütleme, väga kiiresti, väga laiaks. No väga hea, mul on teemast alati vaja. Kuule, aga suur tänu, et tulid ja kuulajale ja et vastu pidasid. Jah, kui mitte varem, siis järgmine kord. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.